ja stuudios on Lilian ning Kristiina, kes räägivad meile 4D filmist Ärka üles. Tere õhtust! Tere! Millest film täpsemalt räägib? Tegime filmi, mis oleks HIV ennetuslik ja seal filmis on kajastatud kahte poolt, et on tegelastega pool, karakterid, kes siis noormees ja neiu, kes armuvad ja siis nii edasi. Ja siis, kui on nakatumine toimunud, siis saab vaataja organismis kaasa sõita viirusega ja vaadata, mis ta keha sees teeb, kuidas ta nakatab ja millised need etapid on ja protsessid lähedalt. Mida tähendab 4D? 4D on film või filmi vaatamise viis, niiviisi, et sa vaatad prillid peas ruumilist pilti, aga lisaks sellele on ka tooli liikumine, kus peal sa istud ja eriefektid, kas tuule puhumine näkku või vee pritsimine ja ka heliefektid. Et vaatajal tekib tunne, nagu ta päriselt elakski läbi seda, mida ta näeb. Kuidas tuli mõte teha selline film? Selle 4D poole me avastasime täiesti juhuslikult, et ärkas üks meist hommikul üles ja tuli mõte, et nüüd võiks teha seda, et miks mitte. Aga seda teemat, millest 4D animatsiooni teha, seda me otsisime natuke kauem. Et meie eesmärk oli teha midagi uudset, aga aktuaalsel teemal ja samal ajal meediast jäi silma just see HIV ja AIDSi teema. Ja siis meil hakkas kohe mõte jooksma, kuidas organismis saaks teha selle 4D-ga sõitu ja sealt see tuligi. Mis oli filmi valmimise põhjuseks? Tegemist on meie diplomitööga. Lõpetasime eelmisel kevadel Tartu Kõrgema kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti eriala. Kellele film mõeldud on? Filmi me tegime noortele, kooliõpilastele ja praegu seda näidatakse 10.–11. klassi õpilastele. Kas keegi neljaspool aitas teid ka kuidagi? Jah, meil oli tehniliselt aitas hästi palju AHA-keskus. Siis lisaks AHA-keskusele aitas veel Tartu linnavalitsus, kes andis meile kondoomid, mis on siis voldikute vahel, mida kinokülastajatele jagatakse. Ja lisaks sellele oli hästi palju üksikaitajaid, kes aitasid näiteks heli lindistamisega või lihtsalt oma mõtetega. Kui te filmi kaitsmiskomisjonile esitasite, siis millised olid nende emotsioonid? Kõik olid väga rahul ja hästi ka üllatunud, et üldse selline asi tehti, et Eestis ei ole 4D animatsiooni varem tehtud. Et kõik olid väga rõõmsad ja lubati müts maha võtta ja läks väga hästi. Ja lõpetuseks, et kas tavainimene saab ka kuskil seda näha? Praegu kahjuks ei saa, et see on ainult eriseanssidena 10.–11. klassi õpilastele. Aga kas tuleb kunagi ikka võimalus? No tahaks küll jah, et kõik on rahaga seotud, et selle jaoks on toetusi vaja, et kui kuskilt leiame toetajad, siis ma arvan, et saab ikka. Tahaks küll näidata. Aga selge, aitäh, et tulite.